Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere! Alustab Postimehe spordisaade Pressisektor, et rääkida Eesti ja maailma tippspordist nii, nagu seda meile meeldib teha, särtsakalt ja otsekoheselt. Täna on Pressisektori stuudios Postimehe spordiajakirjanik Ott Järvela, see olen mina ja vabamees Karl Juhkami. Me alustame. Staar. Korvpallipidu on läbi saanud, sellepärast et üleeile õhtul lõppes Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeria, mille viimases mängus alistas Tartu Ülikool Max ja Moritz tulemusega 88-59 TalTech Alexela ja võitis seeria 3-2. Ehk et 4 väga tasavägist, väga põnevat ja pingelist mängu, sellist ikkagi kulminatsiooni lõpuks ei saanud, sellepärast et 5. mäng osutus ühepoolseks. Samas terve see seeria, see kuidas ülikooli derbi Tartu Ülikooli ja TalTechi vahel täitis spordisaalid, keskmine pealtvaatajate hulk oli seal 2000 kandis selles seerias. See oli kahtlemata, ma julgeksin isegi öelda, Eesti klubikorvpalli selle hooaja seni kõige suurem lugu. See on meil staari rubriigis, aga samas see lause, kuidas sa alustasid, korvpallipidu on läbi saanud, oleks meil kurbuse rubriik, sobiks väga hästi. Aga selles mõttes ma arvan, et mul on õigus, et pidu on läbi saanud, et finaalseerias midagi sellist ei tule. Ja see ongi see, kuhu me tegelikult jõuda tahtsid. Jube kahju on see, et nagu justkui hooaja kulminatsioon on veel eest, et kõige ägedamad mängud, kui me võtame sportliku saavutuse poole pealt. Ja ma jubedalt loodaks, et Tartu teeb sellest finaalseerias seeria, aga seda on raske uskuda. Aga tühja sellest finaalseeriast, sest... Äkki oleks pidanud formaati muutma, et vaata, seis on 2-2 ja siis automaatselt selle pealt tuleb otsus, et siis läheb poolfinaalseeria 5 võiduni. Jah, on... Okei, ütleme meelelahutuslik Absurdne, aga tõepoolest, keskmine pealtvaatajate arv ligemale 2000, nüüd siis teisipäeval, kui see viimane mäng oli, Tartu Ülikooli uus rekord on siis 2437 pealtvaatajat. Sellest iga sellise mänguga saab nagu siis katsetada, palju mahub. Jah, kui kummis see tuba täpselt on ja kui need vanad head laused, et umbes katus lennutatakse saalilt peast ära ja need kõik nagu tunduvad kehtiva, aga minu meelest, ma panen nüüd ka kerge vandeteoreetiku mütsi pähe, et ma päris samasse kategooriasse ei läheks, nagu NBA draftiga siin räägitakse, et kui ära ostetud see ikkagi oli, et Dallas Mavericks selle esimese noosinupukese sai, aga see, et see seeria läks 5 mängu, oli jumala õnnistus sellele. Siis kujuta ette, siin oleks olnud niisugune teerulliga ülesõit, vahelt pole kummalt poolelt. Seda eufooriat, see ülikooli derbi taha ei oleks tulnud. Praegu ta turundas ise ennast läbi selle, et see asi oli tasavägine. Kruttis ja ta oli tasavägine nii seeria mõttes, kuni 5. mänguni oli ka mängud tasavägised. Et ta tõepoolest, ja sellepärast ma ütlengi, et ilmselt Eesti klubikorvpalli hooajal ühtegi teist samavõrd kõnetavat lugu praegu meil ei olnud. Kalev Cramo eurosarjas esimesest alagrupi faasist edasiminek, aga see oli selline täiesti oodatud tulemus, seal ei olnud sellist vau-efekti, et see on midagi uut, see on midagi võimast, see paneb kõik nüüd sinna poole vaatama, aga see ülikooli derbi ja just nimelt see poolfinaalseeria muutus niivõrd suureks põhjusel, et seal olid vastamisi Tartu Ülikooli TalTech. Et oleks see poolfinaalseeria läinud 5 mängule, me nägime veerandfinaal Rapla ja Pärnu vahel läks ka, mis oli ka tore, aga seal seda võimu niivõrd palju taga ei olnud, sellepärast, et see ülikooli derbide värk, see kuidagi mõjus. Seal on see ühendav lüli. Tegelikult on üldse tore näha, et tegelikult ju Rapla Pärnu võiks olla samasugune vastasseis. Ega sul ei pea olema see ühendav lüli, ei pea olema ülikool. See lihtsalt on hea moodus, kuna sul on seal, ütleme, lihtsustatud keeles väga palju tasuta tööjõuressurssi, sellepärast, et tudengid tahavad ikka mingit väljundit, midagi koos teha ja kui sul on head eestvedajad, TalTechi poole pealt siis Hendrik Volju, endine kettaheitja, 60 meetrit, mis päris kätte ei saanud, aga 59 viskas ta kindlasti ära, kes on USA-s käinud seda kõike ülikooli spordihõngu nuusutamas, seda kogenud, samamoodi ka Tartu Ülikooli poole pealt Ivo Hunt on ju selle akadeemilise spordiklubi üks eestvedas turunduse poole pealt, TalTechi poole pealt, Marko Riis, need nimesid on kui palju tegelikult siin peaks loetel olemagi täpselt nii pikk, keda tuleks tunnustada. Seda on hoolikalt ehitatud ja praegu õnneks, siis ütleme nende ehitajate õnneks, kas see sportlik olukord võimaldas ja toetas selle loo lumepallina lahti rullumist ja paisumist?
jah, sest et kui siin oleks 3-0 ja siis ei oleks mingit juttu olnud. Siis ei oleks mingit juttu, aga mulle meeldib, et seda on nagu ka väljaspoole, ütleme, korvpalliplatsi viidud. Üks asi on jah, ütleme, August Soku rändkarikas ja need mingid pinksipallid MVP-de poolt, mis sisse pannakse autogrammidega ja ütleme, praegu tundub nagu tühine pudi-padi, aga kui see asi jääb kestma, siis 10 aasta pärast neid pinksipalli sealt nagu võtma hakata, see on nagu väga äge nagu asi, mis sealt võib välja kujutada just selle ajaloo annaalide, ajaloo arhiivi mõttes. Aga nüüd see ülikoolide vastasseis, see tegelikult ju, meie räägime sellest korvpallivõtmest praegu, aga seda tegelikult tahetaks teha, nagu mõlemad ülikoolid on öelnud, nad tahaks seda teha igal pool. No ja, aga selle jaoks peavad need mõlemad ülikoolid ka teistel spordialadel enam-vähem sama tõsiselt asja võtma. Et praegu korvpallis on see, meeste korvpallis on see tingimus täidetud. Mõlemad... Sama tõsiselt, kusjuures ei tähenda nagu sportliku taseme mõttes tipptaset. Võivad olla, et mõlemad on sama tõsiselt amatöörid. Nagu see 8 paatide mõõdu võtsin praegu meil ju taheti teha. Või tähendab, tehtigi ära. Tehtigi ema ajal, jah. Sest see vastasseis ei saa elada, kui see sportlik tasakaal on väga paigast ära. See, et üks kogu aeg võidab, see isegi probleem ei ole, aga võistlus peab olema tasavägine, et siis tekib see olukord. Mõeldes nüüd järgmisele hooajale, siis sel hooajal nägime 7 ülikooli derbit. Aga järgmisel hooajal neid on ju kavas 2, sellepärast et mängitakse põhiturniiril kodus võõrsil ja mingid garantiid, et sõelmängudes kokku minnakse uuesti või et karikasarjas kokku minnakse ju tegelikult ei ole. Ehk et see paneb mind mõtlema nüüd sellele, et kas äkki nad peaksid omavahel hakkama mingil magusal ajal, näiteks jõulud, välja mängima eraldi ülikooli karikate. No nende kunstlike karikate fänn ma nagu liiga palju ei ole, sest ütleme, sa näed neid ka teistel spordial mingi superkarikaid üritatakse igal pool teha. No nende väärtus, kui sa sinna just nagu meeletut raha taha ei pane, siis ütleme, üldiselt see on suhteliselt kiiresti nagu see tuhk sealt välja visisemas. No nii ja naa, jah. Ma mõtlen, et kui kuskil annaks sellist asja üldse või millegi peale sellist nii-öelda mitteametlikku võistlust üles ehitada, siin praegu on story, mille peale äkki annaks. Ja, ma ütleks, et see tuleks kõne alla siis, kui me tõesti ei saa neid vastasseise. Kui loosiratas ja kõik muud fortuunad ja asjad, pluss meeskondade enda sportlik esitus, ei soosi seda ühtegi seeriat tulema ühtegi vastasseisu. Siis, ma ei tea, hoidku nüüd jumal selle eest, aga piltlikult öeldes mõlemad jäävad järgmine aasta poolfinaalide ukse taha Eestikatel, tehke see lisaasi, vaata. Et siis on see kindlasti õigustatud. Aga kui nagu on väikegi lootus, et orgaaniliselt... Kui 4 hulka ei saa, siis küll keegi ei taha seda mängu vaatama minna. Siis on kõigil niisugune kopp ees sellest asjast. Okei, aga mul on üks kõige tähtsam küsimus ka see lõpetuseks. Me kumbki ei ole nüüd erapooletu, sest et Tartu Ülikoolis käinuna sina ja TalTechis käinuna mina, aga siiski võimalikult niisugune objektiivne vastus. Kumb tundub mugavam? Kas roosa kaabu või sinine ehituskiiver? Roosa kaabu muidugi. Mina olen sinu parteis. Krah. Eesti meeste käsipallikoondis lõpetas Euroopa meistrivõistluste valiksarja 2 kaotusega. Esmalt jäädi eelmisel neljapäeval koduses Kalevi spordihallis 17-36 alla Põhja-Makedooniale ja siis pühapäeval võõrsil Sloveeniale tulemusega 30-36. 6 mängu, 6 kaotust, keskmine kaotuse marginaal 8 väravat, keskmine enda võrgust välja nopitud pallide arv 36. See valiksari läks, mis algas tegelikult päris lootusrikkalt, läks lõpuks ikkagi kapitaalselt aia taha. Kusjuures see ongi kõige naljakam, et kui kerime, mis peasegi 12 kuud seda ajaratast tagasi. Veel märtsi alguses. Just. Kõik märgid, ma nüüd ei taha öelda, et üdini positiivsed, aga nagu me rääkisime sellest, et Eesti käsipallil on reaalselt esimest korda ajaloos võimalik midagi suurt korda saata. EM-ile jõuda. Ja nüüd, mis koondaravate vahel, -47 äkki või? Et see oli ikkagi... Ma ei tea, kas sellist trammi alla jäämist üldse kusagilt nagu kardeti ka kõige halvemas unenäos. Selle lõpuks selle -47, et selle tõi eelkõige too kodune 19 väravaline kaotus Makedooniale nädala aja eest. See mäng läkski kapitaalselt aia taha igatepidi, seal ei olnud häälestatust, seal ei olnud võitlust, seal ei olnud realiseerimist, see oli väga-väga halb igatepidi. Ja siis aia taha läks ikka 2 mängu Leeduga, mis peeti märtsis. Et kummalisel kombel Eesti meeskond minu meelest 2 oma kõige paremat mängu tegi kõige tugevama vastase, ehk et Sloveenia vastu, kes jõudis mullu Pariisi olümpiamängudel poolfinaali. Aga kodus siis kaotati 1 värava, kus juures oli veel viimasel sekundil ju novembris 7 meetri karistusviskest viigi võimalus, võõrsil kaotati 6-ga, oli seal teisel poolel vahepeal 4 väravaline vahe, see oli nagu normaalne mäng. See on arvestati tulemus. Ja seal võideldi ja seal oli ka seda mängupilt oli seal ka hoopis teine kui see, mis nägime kodus Makedoonia vastu. Aga kokkuvõttes tõestas see valiksar ikkagi seda, et lihtsalt mäng ja materjali kvaliteet hetkel
Eesti käsipallil ei ole piisav, et seda EM-finaalturniiri kohta rünnata. Noh, kui kõik on olemas ja kõik mängivad ka oma koha välja ja natukene juurde, siis võib häid tulemusi saada, aga sellist ideaalset olukorda võistkonnaaladel ei juhtugi peaaegu kunagi, et ei saa kunagi loota sellele, kõik on ideaalne, et sul on alati kuskilt, keegi on alati puudu, keegi on halvas vormis, kellelgi on mingi vigastus. See on, kui me räägime 18 liikmelisest võistkonnast, see on paratamatu. Ja neid ideaalstsenaariumi muutujaid peab tõesti liiga palju täppesse minema ja praegu, kõlab võib-olla klišeelikult, aga lõi välja niisugune tavaline väikeriidi häda. Et 1-2 olulist meest on puudu või viimases aknas oli neid mehi natuke rohkem eesotsas Karl Toomiga selles suhtes, aga sul ei ole asendajat võtta või sul on füüsiliselt võtta järgmine mees sinna pingi peale, aga kas ta tegelikult seal kuuluma peaks, et see on need Sergei Pareiko kuulsad sõnad jalgpallist, et see, et mängija palka saab, ei tähenda, et ta veel professionaal on. Et natuke sama teema, et selleni me üldse jõuame, kas Eesti käsipalliliiga kui professionaalne on ja mis on hädad seal on. Eesti käsipalliliiga ei ole professionaalne, ta on poolprofessionaalne osades klubides. Ja lõpuks on olukord see, et ilmselgelt on näha, et on vaja võimalikult palju mängijaid saada välisliigadesse, aga need liigad peavad olema tugevamad kui need, kus ollakse seni oldud või ollakse praegu. Mitte nui 4. Näha on, et Põllas eriti võidab ära Balti liiga, mis on tegelikult kõva sõna. Et sa paned Baltimaade klubi võistlused kinni, aga tuleb välja, et selle Baltimaade klubi käsipalli taseme pealt minna proovima, püüdma kohta EM-finaalturniiril koondisega on ikkagi keeruline, et selle jaoks on vaja teistsugust taset mängijatelt ja see on nüüd Eesti käsipalli jaoks tegelikult suur mõttekoht, et kuidas ikkagi proovida seda kvaliteedi hüpet teostada. Kusjuures on väga head, sa selle Serviti ja Balti liiga näite tõid, sellepärast, et Balti liigas meil ei ole probleeme, mitte nüüd alati, aga tänavu leedulased panime paika. Ja nüüd lähme koondistega vastamisi ja me ei saa vastu. Või siis Janar Mägi tõi selle näite, et Eesti versus Läti duellides. Et 2006 sündinud poisid, 15-16 aastaselt võideti 10 või enama väravaga. 17-18 mängiti võrdselt ja nüüd saadakse tuppa. Ehk siis kusagil toimub mingi väga suur taseme äraandmine lihtsalt selles protsessis. Kas nüüd, ma ei tea, tavaliselt räägitakse seda, et eestlane on aeglane arenema, lallalla jutt, see selleks, aga praegu see aste, mis juhtub, kui noormees peaks saama mehe ikka ja see on väga ränk taseme äraandmine. Igatahes Eesti käsipallil samas on see, et ainukene variant on ikkagi tööd edasi teha ja proovida leida neid kohti, kuidas seda tööd teha paremini, targemini. Rohkem võib ka alati teha, aga pigem paremini ja targemini. Sellepärast, et alternatiiv, et kui käed rüppe lasta, siis see käsipall surebki välja Eestis. Sellepärast, et tegelikult harrastajaskonda vaadates tegemist ei ole väga sellise menuka spordialaga, veidikene paari tuhande harrastaja. See jääb teistele võistkondlikele pallimängudele väga suurelt alla. Nii et selle pealt hoida seda spordiala konkurentsivõimelisena rahvusvahelisel tasemel ei olegi lihtne. Aga mis seal teed, et tuleb edasi proovida ja lõpuks see täiesti võimatu ei ole, et kui Fääri saared loositakse Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks teisest tugevusgrupist on ju alagruppi, siis on võimalik ka väikese rahvaarvuga midagi ära teha. Tõsi, käsipall Fääri saartel on ka number 2 spordiala pärast jalgpalli. Jah, neil on vist Islandiga ka päris head koostööd asjad. Nad on seda väga pikalt ka traditsioone sisse juurutanud. Samas, meil on ka võimalik neid juurutussamme teha, sest et täiesti läbi arutlemata ja kaardistamata mõttekäik minu poolt praegu, aga Mait Patrail on Saksamaal treenerina kanda kinnitamas. Äkki sealt võiks ka pikemas perspektiivis midagi tulla, mitte nüüd see, et avansina võtab sinna eestlasi, aga me teame seda, et väikses spordimaailmas iga tutvus on tegelikult määrav. Nii on. Reibas rõõm. Rallirahvas rõõmusta, sellepärast, et autoralli MM-sarja päästmiseks on olemas konkreetne plaan. Plaan näeb ette seda, et autod tehakse vähem võimsamaks ja seeläbi kättesaadavamaks ning 2027. aastal võiks saabuda õnn kõigi rallisõprade õuele ehk et hakkame nägema maailmameistrivõistluste sarja, kus on võistkondi rohkem kui 2,5 ning tiitlipretendente või ütleme siis poodiumipretendente rohkem kui 5. Päris sõitjaid rohkem kui 5, et näiteks mingi 5 tiimi ja 10 sõitjat või midagi sellist. Vähemalt see on siis Rahvusvahelise Autoliidu FIA suur plaan. Osasid rallisõpru ilmselt muidugi nörritab teadmine, et need väga võimsad autod praegu kaovad,
aga mul on tunne, et ka ralli sees on ikkagi aru saadud, et muud varianti enam ei ole. Et kui seda tipptaset ei tehta odavamaks, siis see spordiala hääbub. No kõikidele nendele, kes kardavad, et väga võimsad masinad kaovad. Esiteks see on fakt, nad on tõesti väga võimsad masinad ja ne kaovad, aga seda on juhtunud varem. B-grupi masinad, kui need 80. lõpus kaotasid, täpselt sama juttu räägiti. Autoralli muutub igavamaks, masinad ei ole nii võimsad, publiku huvi kaob. Või kadunud. Tegelikult võib-olla seal paar rallit oli sellist, nagu võib pool aastat natukene vingumist ja nina krimpsutamist, aga kokkuvõttes loeb ju natuke seesama, mis me mainisime ülikooli tervi puhul. Et kui on sportlik intriig, kui on põnevus, siis see on see, mis tegelikult inimesi huvitab. Vormel 1 võib olla kõige põnevam asi maailmas, aga kui Schumacher võitis, kui Max Verstappen vahepeal võitis siin, need ei olnud põnevad ajad, mida vaadata. Ehk siis selles lõikes palju olulisem oleks nagu spordi ehk siis autoralli nagu pikas perspektiivis see, et nad saaksid rohkem võistkondi, tihedama konkurentsi, rohkem sõitjaid. Ehk siis mina ütlen, et see on ainuvõimalik suund. Aga mida see võib siis kaasa tuua või kuivõrd palju suuremaks see MM-sari võiks selle pealt paisuda? No vot, see on nagu hea küsimus, hea spekuleerida. Kokkuvõttes on nagu see, et mis on see autotootjate väljun, mida nad seal saamad. Kas nad lähevad lihtsalt ennast nagu turundama, et näete, mina olen Peugeot, mina olen... Aga loodetakse ju seda, et ei ole ainult autotootjad, vaid tulevad ka selles mõttes eratiimid, et ma ei tea, ettevõtte X otsustab, et kes ei ole üldse autotootja, vaid tegeleb mingi muu asjaga, et autoralli MM-sari on minu jaoks hea väljund, ma ostan mõnest tehasest pasliku auto, kleebin selle oma kleepse täis, ei maini seda autotootjat mitte sõnagagi, vaid ongi tiim ettevõtja X, ma ei hakka ega siin ei pea ju tegelikult isegi jalgratast leiutama näitena. T-Mac, kes Ott Tänakule ju tegelikult mõnes mõttes tuulepurjedesse puhus. Ja omal ajal, jah. Jah, et nemad olid refi tootja, ehk siis nad ei olnudki. Fordilt võtsid masinad, värvisid selle oma kleepsude ja värvidega üle ja oligi väljund olemas. See ei ole ka kõik uus on unustatud vana või mis see lause on selles suhtes, et see lahendus on olemas ja eks ütleme, töö käigus selgub, kui väga päriselt kõiksugused õli, kütuse, refi, mis iganes firmad on sellest huvitatud. Aga ütleme nii, et mängu või potentsiaaliruumi on siin kõvasti rohkem kui praeguses variandis, mis me näeme ise see nagu sureb meie enda käte vahel. Nojah, et Martin Šešks pole jätkuvalt tegelikult ju MM-sarja võistlema pääsenud. Ta saab mõne ralli aega siin-seal sõita ja mõtleme Eesti järgmiste meeste Robert Virvese, Ramet Jürgensoni, Georg Linnamäe peale, siis ka kõigi nende jaoks see samm praegu WRC2-st WRC-sse. Praegu on see võimatu, olge maasad. See on mõeldamatu jah hetkel, aga too olukord muudaks selle praeguselt, nende praeguselt tasemelt sinna vähemalt tekitaks võimaluse konkureerida nende tippkohtade pärast. Lihtsalt nagu fikseerime nagu selle asjaga ära, et kui praegu me räägime ralli 1 autodest, nende hinnaliping on circa 1 000 000 eurot. Kui nüüd tuleb see uus masin. Sõidad kraabi, põleb maha, siis on 1 000 000 läinud. Ja Tanis Ordo eriti õnnetul, kui see paar aastat tagasi Jaapanis lihtsalt süttis, ei kusagilt on ju, ta oligi lihtsalt 1 000 000 eurot põles maha. Aga nüüd tuuakse siuke 350 000 peal. See on ju metsik kärbe. See on metsik kärbe. Et selles mõttes täiesti ainuõige käik. Küll aga, nüüd kui me siin FIA-le natuke oleme pai teinud ja WRC promootorile, natuke absurdne on see, et praegu on lauale pandud, ütleme siis, ma ei saa enam visioon selle kohta öelda, aga meil on nagu tööplaan on paigas, aga nagu ütleme, järgmised sammud ei ole veel. Ehk siis kõik võistkonnad on ikkagi hetkel nagu olukorras, et okei, aastal 2027 peab meil uus auto valmis olema, aga milline? Reeglid pole paigas. Reeglid ei ole paigas ja see on nagu see koht, kus ikkagi väga tugevalt tuleb jätkuvalt FIA tutistada, sest et 1,5 aastat autoarenduses on, see ei ole aeg. See on nagu väga üürik aeg ja tegelikult see ei ole, ütleme, probleem siin Hyundai jaoks, kes praegu on kõige valjemalt seda trummi tagunud, et see aeg on liiga väheke, me ei saa piisavalt arendada, sest Hyundai'l on piisavalt raha, piisavalt finantsmusklit, piisavalt töömesilasi, et see asi nagu päriselt valmis saada. Et selles mõttes saab ju öelda, et kõik võistkonnad, kes praegu tahaksid liituda aastal 2027, on samal stardiplatvormil. Kõigil on 1,5 aastat aega. Aga nüüd ongi see inim ja finantsressurss on see, mis määravaks saaks, et Hyundai ja M-Sport ei saa 1,5 aastaga samasugust toodet valmis. M-Sport on juba eos tagaaja rollis, sest neil lihtsalt ei ole. Rääkivata nendest, kes tahavad sinna veel sekkuda ja tulla kuskilt väljaspoolt. 2 sõna Portugali rallis ka, mis seal juhtuma hakkab? Portugali rallis tuleb panna sõrmed niimoodi, et Hyundai asfaldikäkerdis, mis Kanaaridel juhtus, oligi puhtalt asfaldikäkerdis ja kruusaralli peal, kuhu justkui see uuendatud i20 ralli 1 auto on loodud,
võiks siis sõita, aga noh, praegu meil on selline... No kui juhtub nii, et ei sõida, siis on Hyundai meeste ja Hyundai meeskonna hooaeg maha kanda. Nad võivad kohe kokku pakkida, sellepärast, et praegu tuleb ju 7 kruusarallit järjest ja noh, kuigi meil meeldib nalja teha, et need on kõik väga spetsiifilised, siis olgem ausad, kui see auto kruusa peal ei sõida, siis ega ta ei sõida sul ka 6 etapi pärast kruusa peal, et noh, seal nagu sellist... Kuigi kruusaralli peal on see, et sõitja saab ise rohkem ära teha. Ta saab korrigeerida oma sõidustiili, auto on alajuhitav, kurvides natukene mängida, asfaldil seda varianti ei ole. Ehk siis noh, sõitjal on võimalik rohkem korrektuuri teha, et ütleme, praegu alarmeeriv koht võiks olla see, kui ikkagi Adrian Formeau ja Thierry Neuville oleksid Ott Tänakust kiiremad. Et siis on nagu see, et midagi on lahti ka nagu selle Tänak Hyundai kooslusega, mis on ka selline... Noh, ta tegelikult ei ole veenvalt ju sõitnud kordagi Tänaks selle masinaga. Et need on küll üksikud sutsakad, et praegu tuleks seda lubate endale väga julgeid avaldusi siin. Noh, aga mis teha, et sport ikkagi loeb see, mis protokollist vastu vaatab. Kõik ülejäänud on selline tühi, paljas loba. Mornmure. Laulmise Euroopa meistrivõistluste esimeses poolfinaalis õnnestus Eesti esindajal Tommy Cashil jõuda laupäevasesse finaali. Ja spordisaade võtab tõsise, Eesti jaoks väga-väga tähtsa, ajalooliselt ülitähtsa võistluse, otse loomulikult natukene enda luubi alla ka. Tõsi, meil seal põrkab praegu taga korvpall, see võib-olla väga temaatiline pole, aga pole hullu. Korvpalluritele meeldib ka enne mängu aeg-ajalt väike kohvi teha. Ei, aga tegelikult tahtsime rääkida, noh, ja miks ta murerubriigis on siis see, et äkki ei võida, vaata. Et mure on ikkagi Eesti laulusõbra hinges ju suur. Ma ei tea, ma ütleks, et arvestades meie riigi majanduslik olukord, et võib oleks tore, kui ei võidaks, et siin, no see on ikkagi kulu ju. Ei, tulu on. Inimesed tulevad siia. No okei, peab siin näpuga nüüd järgi hakkama ajaloo annaalidesse ajama, et 2002, kas me jäime plussi või miinusesse, võt ei oska öelda. No siis tuli uus saal ehitada. Jah, noh. Aga seda ju spordisõber tahab ka, seda multifunktsionaalset halli, kus me saaks kõik... No ja seda... No juba läks käest ära. No see esiteks aasta aega valmis ja teiseks nii suurt seda vaja ei ole, nagu mul on tunne, et seal korvpalliliit näiteks tahab seda 10 000, seda pole ju vaja reaalselt võttes. Aga kus ma nüüd tahtsin ikkagi spordijuttu rääkida, tahtsin öelda, et ei tasu kahtluse alla panna seda ikkagi meedet, et väga paljud Eesti spordivõistlused on üles ehitatud ikkagi põhimõttele, et rahvusvaheline külaline toob siia niivõrd palju tulu, et see teenitakse sellega tasa, selle võistluse korralduskulu. See on nagu esiteks. Aga tegelikult tahtsime rääkida sellest, et miks me selle Eurovisiooni ja Tommy Cashi üldse teemaks võtame, et tegelikult on seal väga palju Eurovisiooni kajastamisel, Eurovisiooni käsitlemisel on väga palju kasutamata võimalusi, sellepärast, et me spordiajakirjanikena näeme seal ikkagi tohutult palju selliseid puutumata välju analüüsi kohti, statistilist, et seda spordiajakirjanduslikku mõõdet sellel võistlusel on liiga vähe. Jaa, ütleme, kui me siin spordis räägitakse seda, et sport on meelelahutus, mida tuleb arvestada, siis Eurovisiooni puhul mulle tundub, et on nagu läidud nagu äärmusesse, et see ongi ainult meelelahutus, et see sportlik pool on kuidagi nagu ära unustatud, tahaks isegi öelda, et kajastataksegi sellist muud melu, aga ei keskenduta sooritusele. See on vist see, kuhu me nagu jõuda tahame. Ja tahetakse, et sageli minnakse sinna võistlusele tegema nalja, mitte võistlema. See on muidugi, ja see on täiesti nagu selline need Tartu tudengipäevade paadirallid või muud asjad, et see on ka üks võimalus ja seda ei saa nagu kellegi ette heita, kui nad niimoodi tahavad. Aga samas on mul tunne, et kunagi alati on olemas ikkagi kuskil see mingisugune toon, et pagan, et tulemust on ka vaja teha. Vähemalt siin Eestis küll niimoodi on, et ma küll ei mäleta, et kui oleks Eurovisioonil, kui on mingi tulemus olnud väga kehv, et on öeldud, pole vahet, on ju. Kreisi raadio sai ka pikki päidi algu, kui nad Leto-Svetiga viimaseks jäid, on ju. Eelviimaseks vist. Et on nagu selline skisofreeniline võistlus tegelikult. Et nagu on võistlus ja ei ole võistlus. Jaa, aga juba tõsiselt võtavad küll, vähemalt minu tutvusringkond, kes tegelikult ma näen, et iga aastaga aina rohkem, ma nüüd ei taha öelda nagu irdub, aga see Eurovisioon ei ole minu jaoks enam see, mis ta aastal 2002. No siis oligi see, halb näide, et me võidu aasta pärast seda täpselt. Aga tol hetkel oli see, et nagu sa istusidki seltskonnaga maha ja oma edetabelid ja panid, hääletasid, siis vaatasid, kuidas see läks rahvahääletusega kokku, kuidas žürii edetabeli kokku. Sa enam ei tee edetabelid? Mina enam ei tee edetabelid. Ma paar aastat tagasi loobusin sellest. Aga see on see, kuhu me jõuda tahtsin, see, et see sportlik mõõde sellel Eurovisioonil on, kuigi seda oleks jube äge, kui keegi saadaks sinna, oma spordiajakirjaniku, nagu päris sportlikus kastmes seda kajastama. See oleks väga
ja minu arust näiteks ka teleülekandele saaks selle mõõtme tegelikult juurde anda, et sa paned, mitte et see oleks nagu kandev osa, aga aeg-ajalt mingisugused segmendid juurde, kes nagu teeb sellise tuima statistikapõhise kokkuvõtte olukorrast või annab mingisugust sellist sissevaadet. Et tegelikult saaks sellele Eurovisioonile ühe mõõtme juurde tekitada minu meelest. Küll, aga mis ma tahan öelda on see, et juba spordis mind häirib see, kui meil on tegemist populaarsushääletusega, kui me räägime võitja selgitamisest ja siis ütleme žürii hääletusega. Minu jaoks on alati nagu hea näide on iluuisutamine, kus ütleme nii, et sul on nagu seda on üritatud kuidagi nagu raamidesse suruda seda punkti panemist ja nagu subjektiivselt. Tead, kus praegu spordis käib niimoodi, et üks pool proovib nagu võita populaarsusega ja teine pool žüriiga? Olen kursis, kus umbes võiksid suunduda oma vutirännakutega. 19. juunil ühed valimised säärased on, jah. Aga ühesõnaga, et ütleme, Eurovisiooni puhul on nagu see, et väga keeruline on seda, ütleme, see, mis laval juhtub, ütleme, kui sa laulad mööda, kui sa ei laula mööda nagu kuulsad Sagapoo meist mehed. See oli legend. Et kui sa ei laula nagu niimoodi mööda, siis ütleme, üks vale noot või vääratud tantsusamm nagu ei mõjuta, ütleme, sportlikku väärtust, sest väga palju on ette kirjutatud. Need tulihingelised Eurovisiooni fännid on varem kõik lood juba pähe õppinud, läbi kuulanud ja seal on nagu see, et miks me sporti armastame, on ju tegelikult üllatused. Juhuslikkus on nagu valesõna, aga nagu võimalus, et juhtub midagi ootamatut, ennustamatut. Nüüd ma pole nüüd statistikat teinud, aga kui sa ikkagi võtad nagu Eurovisiooni võitjad ja Eurovisiooni eelsed kihlveokontorid, siis need kipuvad nagu väga sarnasteks jääma. Et seda ei ole, et sa vaatad, et Tommy Cashil näiteks on 0,3% võimalus võita ja ta võidabki. Et see Tallas Mäveriks ja NBA drafti nagu ei tule sealt välja ikkagi. Laupäevase finaali ajal vaatasin, et Tommy Cashi ikkagi võidusoosik number 8. Aga see protsent on päris madal. Protsent on madal ja see, et ütleme reaalselt, kui ta tõuseb 5. kohale, see on juba enese ületamine, aga see, et ta tõuseks sealt 8. kohast esimeseks, mina ei näe seda juhtumas. Spetsialistid on oma sõna öelnud. Tähtis teema. Jäähoki maailmameistrivõistlused Rootsis ja Taanis on käimas ning lähevad edasi järgmise nädala lõpuni. Alagrupiturniir on praegu poole peal ning jõuab lõpule järgmise nädala teisipäeval, mil saavad selgeks veerandfinalistid. Kuigi tuleb tõdeda, et senisel turniiril ikkagi suuri üllatusi seni olnud ei ole. Ma tahaksin praegu öelda, et üllatus. Sest et jäähoki MM-ile minu meelest on nagu sisse kirjutatud. Sul on alati igas alagrupis, kui me räägime 8 liikmelistest alagruppidest, 3 soosikut, kes võtavad oma mängud ära ja siis sul on heal juhul võistkonnad 4-5, kes mängivad selle ühe veerandfinaal koha peale. Ja siis sul on 3 outsiderit, kes ei saa mitte kuidagi teistele vastu. Loe Ungari, loe Kasahstan, loe Taani. Ja nii see läheb iga aasta. No täitsa nii ikka ei ole, et seal suudetakse tekitada ka sibinat-säbinat, aga tõesti praegu on pigem ikkagi niimoodi läinud, et siin ongi nüüd kahetsemiskohad, et oleks Austria saanud kas Soome või Rootsi vastu midagi kätte. Soome vastu kaotati 1-2, Rootsi vastu oldi veel 3 minutit lõppu 2-1 juhtimas, aga kaotati 2-4. Või oleks Prantsusmaa saanud Soome käest midagi kätte, nad olid veel 1,5 minutit lõppu Soome vastu 3-1 ees, aga Soome jõudis viigini, võitis lisaajal. Et kohe, kui midagi säärast oleks tulnud nendest mängudest, siis alagrupp oleks praegu palju tasavägisem, kui ta reaalelus on. Aga eks seal nagu ikka, et miks Eesti jalgpallikoondis 2023 alguses võõrsil Austria vastu lõpuks ikkagi 1-2 kaotas, kuigi pikalt juhtis. Sellepärast, et see vastase meisterlikkus selles mängu lõpus pääseb seda tõenäolisemalt maksvusele. Praegu ütleme, kui üldse mingisugusest võistkonnast rääkida selles võtmes, et seal on midagi üllatavalt toimunud, siis võib-olla Soome, samas... Soomel on kehvasti, jah? Jah, just, aga ma tahtsin selleni jõuda, et kui üllatuslik see nagu tegelikult on, sellepärast, et kui võtta ka MM-i eelnevad mängud, siis tegelikult seal tulid samamoodi Šveitsist, Tšehhilt, Austrialt. Ei, Rootsilt. Ma räägin sõprusmängudest, just. Šveitsilt 2-8 oli maikuu alguses. See oli see, millest ka me siin Villem-Henrik Koitmaga eelmine nädal rääkisime. Et oligi jutt see, et Soomel on olukord keeruline, aga nüüd me oleme näinud seda reaalselt, et tegelikult ka nende mäng ei toimi, ei vaimusta kuidagi. Ja soomlased ise on ikkagi teinud ühe väga kurva statistika. Et pärast seda, kui nad 2022 koduse MM-i finaalis võitsid Kanadat, ja tulid maailmameistriks, see oli nendel 4 tiitlivõistluse jooksul 3. kuld ja 1 hõbe oli ka. Superajastu 2019-2022. Siis seejärel pole Soome jäähokikoondis MM-il suutnud mitte kordagi võita ei Kanadat,
ei USA-d, ei Rootsit, ei Tšehhit, ei Šveitsi. Mitte ühtegi teist praegu sellise top 6, Venemaa on väljas. Tasapaks on see ilus sõna või? Ehk et 8 korda on nende vastastega mängitud nüüd Tunamulluse, Mulluse ja käesoleva MM-i jooksul 0 võitu, kõik kaotused. Ja see on sünge seeria Soome jaoks. See on väga sünge, aga ma jõuan, ma panen käima need vanad trummid, mida ma siin igas saates põhimõtteliselt olen nagu tagunud, et Soomel on täiesti masendav periood praegu, aga olukord on jätkuvalt seesama, et neil on võimalik 3 mänguga. 1 mänguga tegelikult. Mina tahaks, et teil on 3 mänguga võimalik kõik see nagu ajale prügikästi visata. Mina arvan, võidavad veerandfinaali ja kõik on hästi. No ja okei, mina mõtlesin nii kaugele, et nad võidavad veerandfinaali, poolfinaali ja finaali ja no siis on ütleme see, et... Siis on väga hästi, aga pigem on see, et praegu nende jaoks on praegu see, et poolfinaali jõudmine oleks juba selline märk, et asjad ei ole nii halvasti ja 4 poolfinalistist 75% saavad medali. Ja see on muidugi see spordifani ratsionaalne mõtlemine. 3 aastat olen kannatanud 1 mängu võida, siis jäi! Aga jah, ütleme, soomlastel on ka see häda, et kui muidu MM-idel on, kas just nüüd alati, aga on alati võimalik see jokkeri šanss, et NHL-is ju play-offid käivad, et kui seal teatud võistkond välja kukub, siis eelmine aasta Tšehhid said ju David Pasternaki ja Pavel Zaha endale, kes tõsi, nad ei olnud küll ütleme nagu võiduväravate viskajad, aga me ei saa... Nad andsid selles turniiri lõppfaasis Tšehhi meeskonnale väga palju juurde, see oli, nemad tegelikult andsid selle uue hoo ja hingamise võistkonnale, mis selle pika turniiri jooksul võiti võistkond mängib 10 mängu, paratamatult mingil hetkel uut vurtsu on vaja ja Tšehhid ja eelmine aasta tänu sellele maailmameistriks tulidki. Ja, aga soomlastel on see häda praegu, et ütleme, nad ilmselt... Kõik kohad on täis juba. Kõik kohad on täis ja teiseks see, et NHL-is, kui vaadata praegu play-off piltsi, siis ütleme, jube tore oleks, kui Dallas Stars saaks sealt nagu kohe suhkamit, sellepärast, et siis oleks põhimõtteliselt viisiku jagu mehi eesotsas Granlundi, Rantanini, Heiskaniniga sealt tulemas, aga nad ei ole ka pähe saamas, nad on pigem nagu edasi minna, neil ei ole ka seda jokkerit sealt tulemas. Ja Soome on minu meelest ka need kohad koosseisus juba nagu... üks vabanes nüüd muidugi ju, tänu Toni Sundi igastusele. Jaa, aga kaitse, jah. Ühesõnaga, et Soomel on olukord halb. Rootsil on olukord parem, nemad võõrustajatena omavad täisedu ja püsivad rajal, aga teine ikkagi võistkond, kes mind ka vaimustanud, on ikkagi Kanada. Ja üleeile õhtul, kui Sidney Crosby Prantsusmaa vastu võttis üksi ja pani selle litri sinna esimesse ristnurka. Kurat, see oli ilus vaadata. Ja see on selline hetk, kui sa näed, et meistrimees teeb tööd ja lihtsalt vaatad ja imetled. Ja Sidney Crosbyt vaadates mul paratamatult alati tuleb meelde see 2010. aasta olümpiamängude finaalmängu lisaaja võiduvärav, millega ta Kanadas tegi olümpiavõitja Kanadas. Aga praegu ka, et see oli selline hetk, kus Sidney Crosby meisterlikkus tõstis ta kõigist muudest nagu veidikene kõrgemale ja tema mängis ühte mängu ja ülejäänud mängijad mängis natuke teist mängu. Oli küll Prantsusmaa vastu ka ikkagi. Esimese ristnurgas, see auk oli selline ja ta pani selle sinna sisse litri. Ma tahaksin lõputuseks võib-olla küsida ka natukene abi. Sinu põlvkond, ütleme siis nii, et ma saan aru, et võib-olla praegu üldistan, aga ütleme 70-ndatel ja 80-ndatel sündinud, kasvanud, rahu, sündinud ja kasvanud spordisõpradel on nagu jäähokiga tugev seos olemas ja ma eeldan, et see on sellepärast, et meie suur agressiivne naaber promos seda väga tugevalt ja sai olla agressiivse naabri vastu, ehk siis piltlikult üles elada. See mul õpetati lapsena selgeks, et Venemaa vastu tuleb olla kõiges ja spordis alati. Just, aga ütleme, sealt sai alguses hokilemb. Mina 90-ndate lapsena, minu jaoks on jäähoki olnud selline asi, et kõik räägivad sellest, see kogu aeg on nagu hästi suur asi, aga see pole mind kunagi nagu kõnetanud ja ma olen käinud olümpiamängudel seda vaatamas, ma olen käinud seda Eestis vaatamas, ka teist liigat olen käinud vaatamas ja ma ütlen ausalt, minu jaoks on hokit raske vaadata, sest see mäng on, esiteks ma pole harjunud seda vaatama, see mäng on minu jaoks liiga kiire. Mis ma öelda tahan, ma ajan lihtsalt litrit taga kogu aeg, ma otsin seda, ma ei suuda mängu nautida. Näiteks kui ma käisin Pekingi olümpial naiste hokit vaatamas, selle tempo oli selline, et ma suutsin järge pidada. Naiste jäähokis on ka veel jõumäng sisuliselt keelatud, et see mäng on teistmoodi. Ja seda jõumängu, seda ma kõik oskan hinnata, aga ma ütlen just see, kui ma tahaksin näha, mida selle litriga nüüd tehakse, kui meisterlikult ringi käiakse. Ma magasin maha. Seal tuleb vaadata mängijate kehaasendit ja see reedab sulle ka, mida selle litriga tegema hakatakse või tehakse ja siis on see kõik palju hõlpsam. Ühesõnaga, minul on nagu see häda, et vaata rohkem jäähokit, Tuo Viis ja Postimees näitavad iga päev sulle praegu. Nüüd on kodune ülesanne. 25. maini iga päev vaatad 2 mängu. Selge sain. Nädalavahetuse top. Ja nagu pressisektori saates kombeks vaatame saate lõpetuseks otsa ka eeloleva nädalavahetuse ja nädala jooksul peetavatele tähtsamatele spordisündmustele ja alustame sellest samast jäähokist.
kallid spordisõbrad, laupäeval Läti versus Soome. Noh, vaatad, annad lubadused vaatad. Järelikult pean vaatama, mis mul üle jääb. Ja esmaspäeval Kanada-Soome ka veel, nii et jäähoki maailmameistrivõistlused jätkuvad täie hooga, häid mänge nii Tuua 5 kui Postimehe eetris, hoidke silm peal. Aga jäähoki kõrvalt tuleb vaadata ka Portugali rallit, kus siis neljapäeval täna juba esimene kiiruskatse, aga tõsiseks andmiseks läheb homsest. Ja lisaks Tänakule Robert Jürgenson, Georg Linnamäe, Robert Virves ja Ralli 3-ga Ralf-Joosep Nõgene. Ehk siis tegelikult jällegi see oluline platvorm, et ralli oleks jätkusuutlik aastas 2027 edaspidi. Ja tore on ikkagi minu meelest see, et ütleme, et circa viimase aasta pooleteist jooksul on ka Eestis hakatud väga palju rohkem hindama WRC2 sõitvate Eesti rallimeeste tegemisi, neid kajastama ja me näeme ka seda, et lugejaid huvitab see. Kus ma praegu nagu täpse vastuse jään võlgu, aga Portugali rallil Ralli 2 või WRC2 klassis on üles antud üle 30 rallimehe. Ehk siis ütleme, praegusel hetkel WRC2 klass on midagi sellist, mida me tahaks, et tulevikus oleks see kõige kõrgem klass. Väga konkurentsitihe paljude osalejatega. Pühapäeval kell 14.30 A. Le Coq Arenal selle hooaja esimene Tallinna derbi FC Flora versus FC Levadia ning minnakse sellele derbile olukorras, kus need kaks klubi on tabeli kahel kõige kõrgemal kohal. Floral võidu korral võimalik tõusta liidriks, mis oleks, oleme ausad, hooaja eelseid prognoose arvestades ikkagi väga üllatuslike asjade areng. Aga vaadates meeskondade konkreetseid mängulisi tegemisi viimasel ajal, siis üldse mitte ei oleks see teab mis suur üllatus, sest Flora on oma asjad väga hästi käima saanud. Levadial on olnud raskusi, viimati võideti Paidet, aga Karl-Andre Valner sai punase kaardi ja tema Flora vastu mängida ei saa, ehk et esiväravavahti Levadial ei ole. Ja kui nädalavahetuse spordivahellist taastutud, esmaspäev ka üle elatud, siis esmaspäeval on Soome-Kanada jäähoki. Jah, jäähokilainest sa ei saa välja tulla, ise andsid mulle käsu. Aga teisipäeval saab siis minna korvpallilainele, sest Eesti meistrivõistluse finaalseeria algab. Ma ei ole Jarmalt kellelt küsida, et kas tuleb teerull või mitte. Ma siin natukene uurisin Kossuspetside käest. Nad ütlevad, et kui 3-1 tuleb, on hästi, aga et pigem tuleb 3-0 Kalev Cramole. Loodame, et siis Tartu Ülikooli meeskond praegu kuulis läheb vihaseks ja tagab meile seeria, mis kestab samamoodi maksimumpikkuse, nagu oli poolfinaalseeria. Sellega pressisektor number 30 lõpetab. Saatejuhid olid Karl Juhkami ja Ott Järvela. Täname vaatamast ning kohtume nädala pärast. Saadet toetab PAF. Pressisektor.